Kui Velari 2017. aastal esitleti, nägi see välja nagu ideeauto. Ka täna on Velar nagu kooli kõige ilusam tüdruk, kellele tavaliselt ei julgeta läheneda. Velari kõhu alt leiab pikema teljevahega Jaguar F-Pace'i, ehk siis see auto ei oma sama platvormi nagu näiteks suuremad Range Rover Sport või Range Rover. Ja kohe algusest peale on see auto tegelikult disainitud kui linnadžiip. Aga see ei tähendaks seda, et Range Rover Velaril puuduksid Range Roverile omased maastikuvõimekused. Ja see auto on nüüd loomulikult mudeli värskendus. Ja kui sa vaatad selle autole otsa, siis väga palju erinevust ei leia. No iseenesest ei peagi leidma, sellepärast, et juba algusest peale see auto nägi välja väga fantastiliselt ilus, komplimente koguv ja selline justkui nagu ideeauto. Selle uuendusega on nüüd siia siis tulnud teistsugune radiaatorivere, ehk siis siin on nüüd sellised piklikud avad. Järgmiseks päevasõidutulede disain on muutunud. See ei ole siin enam selline rõngakujuline, vaid nüüd on siin triipe. Ja lisaraha eest on võimalik siia saada ka Pixel LED esitulesid, mis siis on veel paremad kui Matrix LED esituled. Baasmudel on muidugi edev, aga mitte nii edev. Nimelt on sellel teistsugune kaitseraud ja siis ei ole selliseid ribisid siin. Ja muide, kui kellegile sellised pronksi või vasekarva ribid ei meeldi, siis saab lisaraha eest neid valida ka läiki mustana. Külje pealt on endiselt see auto väga ilus, uuenduste poole pealt mõned uued väljadisainid ja uued värvitoonid, nagu näiteks see väga äge sinine, mis mingi valguse käes on natukene hall, mingi valguse käes sinine. Igatahes väga ilus ja selle auto kere peale see sobib suurepäraselt. Lisaraha eest saab õhkvedrustust. Standardis on need mudelid ikkagi tavavedrustusega. Ja veoskeem on jäänud endiseks, ehk siis tagasilla kasuks töötav nelikvedu. Pistik hübriidile on juurde tulnud siis suurem aku ja ka jõuallikad on muutunud. Kui ennem oli valikus rida 4 ja V6, siis nüüdseks on valikus rida 4 ja rida 6. Muide, SVR nimeline superauto sellest, ehk siis V8 mootoriga mudelite, ka kahjuks enam valikust ei leia. Ka tagaosa on muutunud. Kui ennem oli tagatuled sellised 3D efektiga, siis nüüdseks on need sellised ribad, mis näevad ka endiselt väga head välja. Ja tagumine kaitseraud, siit alumine osa on muutunud. Siin ei ole enam siis väljalaske otsasid. Iseenesest võiksid olla, aga samas jätab see kaitseraud sellest autost veidi laiema mulje. Range Rover on Velari tagaluugi avamise jalaviipega teinud teistmoodi kui tavaliselt. Viipad jalaga siit tagaosast, siis siin midagi ei juhtu. Nimelt pead sa siit vasakult poolt kaitserau alt jalaga korra viipama ja siis see luuk avanebki. Pagasiruumi mahuks lubatakse 568 liitrit, ehk siis enam-vähem sama palju kui BMW X3-l. Küll muidugi Mercedes-Benz GLC omab umbes 70 liitrit suuremat pagasiruumi. Ja siia võrdlusesse saaks veel ka Audi Q5 võtta, millel on enam-vähem sama suur pagasiruum. Olenemata sellest, et see ruloo avaneb käsitsi, on see tehtud väga mugavaks, ehk siis see sõidab mööda seda siini, nii et sa saad võimalikult mugavalt selle kinni teha ja lahti tõmmata. Seljatoed saab alla klappida 40-20-40 suhtes, aga alla klappimise poole pealt on nüüd nii palju, et need hoovad, mis siin pagasiruumis on, see on lisavarustus. Kui neid ei ole, siis pead seljatoed alla klappima niimoodi, et siin üleval seljatoe peal on need hoovad, kus siis seljatugi alla klapitakse. Pagasiruumi põhjaga on ka veel nii, et kui nüüd need seljatoed on alla klapitud, siis pagasiruum ise on kõrgemal kui seljatoed, ehk siis sinna tekib ikkagi väikene aste. Pagasiruumi põhja alla siia saad vajadusel ka peenikest tagavararatast ja siin on hetkel ka olemas selline täitsa mõõdukas laegase. Miinuspoole pealt veel nii palju, et seda katterulood ei ole kuskile panna, kui vead suuremaid asju. Hea asi on see, et siin on korralikult suure kotikinnituskonksud ja neid on lausa 4 tükki. Ja Range Roverile omaselt on siin autos ka haagise tulede kontrollfunktsioon. Ehk siis siit nupust lased kõigepealt lahti konksu. Muide, seda konksu saad ka keskelt ekraanilt
lahti klappida. Ja teine asi ongi see, et vajutad siin kõrval olevat nuppu, et siis kontrollida, kas tuled põlevad või mitte, mis on iseenesest väga hea funktsioon. Haagise veovõimeks lubatakse kuni 2500 kilogrammi, mis on selles klassis üsna normaalne. Proovisõiduks on B400, mis omab 3-liitrist rida 6,5 hübriidbensiinimootorit. Võimsuseks 294 kilovatti, 550 newtonmeetrit. Käike vahetab 8-käiguline automaatkast ja veoskeemiks muutuva jaotusega tagasilla kasuks töötab nelikvedu. Isegi õhkvedrustusega on Velar pigem jäigemapoolne auto ja sa tunned, et see auto ebatasasustel ikkagi rapub. No loomulikult ka need suured rattad annavad tee lugemisele kaasa ja mina isiklikult naudin pisut jäigemaid autosid. Rooliga on nüüd niimoodi, et see võiks olla natukene raskem, aga samas on see parajalt täpne ja kurvilisel teel on täitsa lõbus selle autoga sõita. 2,1 tonnine mass on ikkagi selles klassis kergemapoolsem tänasel päeval ja pidurid on ka piisavalt võimekad. Küll muidugi see uus rida 6 bensiinimootor võiks olla natukene teravam. 0-100 kiirendus on 5,5 sekundit ja kui ma võtan siin näiteks BMW, mis on enam-vähem samasuguse võimsusega, siis see auto on 0-100 kiirendusega veidikene kiirem. Aga ma peaks ütlema, et see 6-silindriline bensiinimootor töötab hästi mõnusalt ja sujuvalt ja sellele sujuvusele annab juurde elektriline kompressor. 8-käiguline klassikaline automaatkast. No see on olnud läbi aegade parim valik üldse automaatkastide hulgast ja see töötab hästi sujuvalt ja vajadusel ka kiirelt. Ja head vaatajad, mul on teile palve, palun vajutage meie kanalil subscribe ja like. See on täiesti tasuta ja siis te olete alati kursis, kui meil on uus video avalik. Velaril on pikad uksed ja need pikad uksed katavad väga hästi ka küljekarbid ära, nii et saad puhta säärega siia autosse ja autost välja. Tagaistmel istud üsna kõrgel ja natukene püstisemalt. Muidugi elektriliselt on võimalik seljatoe nurka reguleerida. Käetugi on üsna lai, aga madalal ja siin ees on kohe topsihoidjad, nii et ei ole just seda käetuge kõige mugavam kasutada. 2 USB-C laadimispesa on ka ja Range Rover on need peitnud siia seljatoe külge käetoe taha. Iseenesest üsna nutikas lahendus. Oma kliimapaneel on siin olemas, kus on need vanakooli füüsilised nupud, nii nagu Range Roveritel me oleme harjunud, kus saad ilusti suurest nupust keerata temperatuuri, vaatad sinna peale, siis saad omakorda veel ka istmesoojenduse sisse lükata. Põlveruumi on küllaga, jalad saad esimeste istmete alla panna, aga jalaruumi siin väga palju siinide vahel ei ole. Pearuumi on piisavalt ja ma ütleksin, et siin on umbes sama palju ruumi kui Mercedes-Benz GLC-s. Ja Isofix kinnitusi on selles autos 2. Juhi koht on väga mugav, istud veidikene kõrgemal, istmed on väga pehmed, parajalt pikad, mõnusalt toekad, seljatoekääde külgmisi polstreid saad kokku reguleerida, et siis väiksema kehaga inimesed oleksid ka siin istmes korralikult kinni. Ja rooli suhtes istud väga mugavalt. Näidikute paneel on digitaalne, kuna see rool on nii suur, siis see digitaalne näidikute paneel rooli taha peitu ei jää, nii et sa näed kogu seda informatsiooni, mis sa vajad. Lisaks saad seda personaliseerida, siia erinevat disaini panna ja kui sul on Apple CarPlay ühendatud, siis Waze'i pilt tuleb ka kohe näidikute paneeli automaatselt. Kui ma nüüd võrdlen seda autot konkurentidega, siis Velari tuba näeb kõige soliidsem, kõige elegantsem, kõige luksuslikum välja. Igal pool on ikkagi pehmed materjalid. Välja arvatud siin ukse allpool servas, siin on natukene kõvemad sellist plasti, aga ukse taskud näiteks on ilusti suured, need on polsterdatud kummipõhjaga, nii et asjad ei jää kolisema. Kõige rohkem ma kartsin selle auto uuenduse puhul just seda suurt multimeedia ekraani. Ennem oli siin all
üks ekraan, kus pealt said sa siis reguleerida nii kliimat kui ka sõidurežiime. Ja need mugavusfunktsioonid on kolinud siia ülemisele ekraanile ja ma kartsin, et sellega muutus ka selle auto kasutusmugavus kehvemaks. Aga peale mõndaaegset kasutust ma peaks ütlema, et ma harjusin sellega väga kiiresti ära. Jah, istmesoojendust või ventistmeid ei ole just kõige mugavam kasutada, sest sa pead ikkagi menüüsse minema, aga näiteks temperatuuri reguleerida oli üsna mugav. Järgmiseks sõidurežiime saad sa ka väga kergelt muuta, kuna siin servades on kogu aeg see menüü alati olemas, isegi siis, kui sa oled Apple CarPlays. Lihtsalt vajutad ühe nupuvajutuse rohkem. Ja mulle meeldib ka see, et Range Rover on rooli peale toonud nupu, kus sa saad siis personaliseerida profiili, mille abil sa saad kõik tüütud abilised välja lülitada. Ja järgmiseks on siin ka veel üks konfigureeritav nupp, mis on siis kahefunktsionaalne. Vajutad ühe korra peale, siis sa saad ühte funktsiooni teha ja hoiad pikemalt seda nuppu all, siis saad teist funktsiooni, kas siis välja lülitada või sisse lülitada. Ja selle nupu alla saad konfigureerida start-stopi välja lülituse. Minu arust väga geniaalne lahendus. Nüüd, tänu sellele, et siin all enam ekraani ei ole, on ka keskkonsool muutunud. Esiteks ei ole siin enam üles sõitvat pöörde käigukangi nuppu, vaid see on siin keskel selline kange. Siis selle alumise kliimapaneeli asemel on tekkinud laegas, kus on juhtmevaba laadija. Aga see juhtmevaba laadija on selline, et sa pead oma telefoni millimeetri täpsusega sinna paika panema, et see siis hakkaks telefoni laadima ja ütlen ausalt, et see oli üsna tüütu. Topsihoidjad on siia käetugedele lähemale kolinud. Sellega on nüüd niimoodi, et need vahest jäävad segama, vahest ei jää. See kõik sõltub sellest, et kas sul on see käetugi ettepoole reguleeritud ja sa oled lühem inimene ja sõidad eespool või kui sa oled pikem inimene, käetugi on tagapool ja istud ise tagapool, siis tegelikult need topsihoidjad ei sega midagi. Helisüsteem siin on Meridiani madalam tase. See mängib valjult, aga siin on natukene mahlakust puudu ja sellele helisüsteemile ei meeldi kickbass. Aga kui sa valiksid kallima Meridiani helisüsteemi, siis sa saad ka ühtlasi auto vaiksemaks, kuna sellel süsteemil on aktiivne mürasummutus. Algusest peale on Velar olnud selline auto, millega ma naudin sõitu ja see on mingis mõttes mulle meenutanud ka veidikene Porsche Macani, sest Porsche Macan oli ka täpselt selline auto, millega ma sõitu nautisin. Kuigi ma peaks ütlema, et võrreldes Macaniga on see auto kordades ilusam. See on ikka väga ilus auto ja ma pole pikka aega sõitnud ühegi sellise autoga, mis on nii palju komplimente saanud. Ükskõik kuhu ma sellega sõitsin, ükskõik kuhu ma selle parkisin, kõik tulid ütlesid, et see auto näeb väga hea välja. Iseenesest näebki ju. Ja igapäevasel sõidul muidugi vajab harjumist see, et see A-piilar on meeletult suur ja massiivne ja need peeglid on suured ja just see nurk on siin, mis tekitab pime nurki. Samuti ega see tagaklaasi väljavaade ka kõige parem pole, sest see aken on ikkagi üsna pisikene ja kui peatoed on üleval, siis ei ole sealt kõige parem nähtavus. Aga selle kõigega harjub ära ja loomulikult, kuna tegemist on Range Roveriga, siis sa võid ju alati panna ka sõidu ajal need kaamerad käima, nii et sa saad näha, et mis siis selja taga toimub või ees toimub või külje peal või. Nii et selles mõttes on Range Rover alati olnud äge. Vedrustusega, sa harjud igapäevaselt ära, et see natukene põrkab ja natukene rapub. Aga kui sa tahad mugavamalt sõites, sa võid alati väiksemad rattad valida, aga siis see auto ei näe jällegi nii edev välja. Need kõiksugused sõidu- ja ohutusabilised, need töötavad märkamatult, ehk siis pigem nagu tagaplaanil ja kohati see rajaabiline kipub paremale vasakule sõiduteel vingerdama, aga seda just siis, kui teemärgistused muutuvad laiemaks. Need Pixel LED-tuled, need valgustavad teed hästi, aga mingitel hetkedel ma nägin, et ta kippus lähituledele liiga agaralt ümber vahetama. Selle auto müratase, ma pigem ütleks, et see on vaiksemapoolsem, aga enam-vähem sarnane nagu kõikidel nendel konkurentidelgi siin klassis. Ja kütuse kuluga on niimoodi, et selles seades see auto võiks VLTP standardi järgi keskmiselt kulutada 10,2 liitrit 100-le
ja mina sain oma proovisõidul 11 liitrit seal. Nüüd filmimisega on tõusnud see pisut üle 13 liitri, aga see vaikselt vajub alla juba, nii et iseenesest ma ei saaks öelda, et see 3-liitrine bensiinimootor, millel on peaaegu 300 kilovatti, nüüd nii väga jänune oleks. Mis mulle veel muidugi selle auto puhul veoskeemilt meeldib, on see, et see auto töötab peamiselt tagasilla kasuks ja esimesed rattad lükatakse vajadusel juurde. Ehk siis, kui sa sõidad kiiresti või sa sõidad kurvilisel teel või libedates tingimustes, siis sa tunned, et see auto on hästi loogilise juhitavusega. Tagaosa hakkab kergelt libisema ja kohe tunned, et esimesed rattad tulevad appi ja korrigeerivad selle auto juhitavuse paika ja loomulikult igasugused sõiduprogrammid, kaasa arvatud maastikuprogrammid, annavad sellele autole just eelise konkurentide ees raskemates tingimustes. Velari baashinnaks on 77 000 eurot ja selline kõige võimsama bensiinimootoriga, kõrgeimas varustustasemes ja peaaegu täisvarustuses auto maksab muidu 100 000 eurot. Aga praegusel hetkel on soodustused ja selle auto hind on 82 000 eurot, mis on konkurentidega võrreldes tegelikult soodne, sest 3-liitrise mootoriga X3 M50 maksab 91 000 eurot ja 2-liitrise mootoriga GLC 43 maksab 93 000 eurot ja need on selle versiooni baashinnad, ehk siis hakkame sinna varustust juurde panema ja need autod muutuvad kordades kallimaks kui see samune Velar. Nii et Velari eeliseks on kindlasti suured mootorid, hästi ilus disain, väga luksuslik sõitjate ruum ja muidugi soodne hind. Velar on endiselt komplimente koguv supermodell, suurepärase disainiga mugav linnajiip. Auto, mis minule väga meeldib ja milles ma tunnen ennast koduselt ja mugavalt.